Teie tahtsite midagi küsida? Ma niisama. Monsenjöör käskis minul siin valvata nii kaua, kui tema ise ära on. On raske olla monsenjööri sekretär? Ei ole. Monsenjöör on väga kena ja puhas inimene. Ainult, et kirjatööd tema nõuab hirmus palju. Kirjatööd? Monsenjöör ise ei armasta üldse kirjutada. Mina pean kõik kirjutama. Aga mis te kirjutate siin siis? Seda tema minule ei ütle. Aga miks te siis kirjutate üldse? Ärge kirjutage, kurat. Vaata, puha näpud valged kõik juba suurest kirjutamisest. Teil on muidu ju niisugused ilusad käed. Te ei usu? Päris tõesti. Aga miks teie seda minule ütlete? Tuli jutuks lihtsalt. Tuli jutuks? Jah. Kuidas see saab olla, et lihtsalt tuleb jutuks? Mees ju ikka enne kaalub, kui temal midagi on ütelda ja siis tema ütleb. Mitte, et tema lihtsalt tolksti tuleb jutuks. Kas on minul õigus? Mis see oli? Ei tea. Mingi piiks käis. Jah, ei tea. Jälle? Teie juurest kostis? Ei, minu juurest ei saanud küll kosta. Tasa? Enam ei ole. Ma ütlesin, et ei ole, noh. Ma ütlesin. Noh? Olete midagi märganud? Ei ole midagi erilist. Aga võib-olla, et mina ei näinud. Härra Maahärra mind siin vahepeal eksitas. Vaadake hoolega. No mis sa kolad, mis sa segad? Kuule, mulle piiksus ju, noh. Piiksus õde Lauraga. Kuidas sul sai piiksuda? No, ma ei tea, no kurat, piiksus, noh. Korralikult. Kas sa tundsid ka midagi või? No ma ei tea, mul lihtsalt jäi pilk peale, kurat, et polegi nagu kurat viga, eks ole, võiks ju armastada ka, eks ole, kui väga vaja on. Enam ei piiksu või? Sul enam ei piiksu ju. Enam ei piiksu, jaa. Kuule, sul on Laura peale piiksunud või? Ma ei tea, mul ei ole aegagi olnud, ma olen praegu esimest korda, ma olen proovin. Kuule, oota, ära mine, tead. Ma mõtlesin, et kui mul juba nii hästi, tead, Laura peale piiksub, et äkki ma jääkski tema juurde. Kuidas tema juurde? No selles mõttes, et tead, mul need teised, need kuradi peatad ja penitad, mul nende peale ei piiksu sugugi, tead, hästi. Mis sa oled kõikidega proovinud juba või? Tead, kuule, ma tõesti jääks selle sinu oma juurde. Ei, sa võid jääda küll. Jah. Aga praegu mine minema. Praegu ära sega mind. Nii, et ei ole olnud midagi erilist? Ei. Ei ole olnud huvitavat liikumist ukse juures? Siin oli huvitavat liikumist. Kus? Härra Maahärra ei ole minuga kunagi niimoodi rääkinud. No Maahärra, see on jah niisugune isemoodi härra. Mida ta rääkis? Tema ütles, et mina ei tohiks nii palju kirjutada, et minu sõrmed on juba valged sellest kirjutamisest. Kirjutage. Kas teie arvate, et ka, et minul on ilusad sõrmed? Mina ei tea. Aga mis ise arvate? Mina arvan, et on ükskõik, kas on ilusad või koledad. Need on looja kingitus. Härra Maahärra arvas ka niimoodi. Et on looja kingitus? Et on ilusad. Vabandust. Härra Maahärral piiksus samamoodi.
Ma tean. Kuule, tule nüüd. Jaa. Kuule, mul käis piiks. mis piiks? Näe see, noh. Osso, kurat, sul käib ikka valjult kohe. Mina oma tunnet ei salga. Ei, no sul käib valjult tõesti. Mul käis väike kiuks ainult. No, see ka suur asi. Saad vähemalt aimu, mis tunne minu südant vahet pidamata närib. Mina ei tundnud midagi. Hakkad tundma, Liisi on vahva tüdruk. Ei, no ega ma Liisiga, Mare, kellega sa siis? No see monsenjööri oma. Laura, Jaa, no. hull peast. Miks? Ära sa seda. Miks? Kuule, liiga raske tükk. Kinnine iseloom. Tead, saad sa aru, ta ei stimuleeri sind. Ta ei tule sulle vastu seda pisikest maad, mida naine peab mehele tulema. Ta ei vaata sulle isegi otsa. Mulle vaatas ja kohe käiski kiuks. Mina kardan, et monsenjöör ka ei saa temaga hakkama. Liiga kinnine karakter, liiga tume meel. Liisiga oleks hoopis kergem. Oleks jah, aga tead. Kuule, sul selle Merriga ka kohe ei olnud siuke sügav värk. Et kuidas ta äkki läks siis? No ma võin sulle öelda, aga ega see sind ei aita. Me oleme selleks liiga erinevad. Öelda ikka võid. Jah. Öelda ma võin, aga ega sa luuletama ikka ei hakka. Mina. Vaata, kui ma luuletan, pühendan Merile värsi, siis see lööb mu hinge nii puhtaks, nagu äike õhu pärast vihma. Mõistad? Ja siis tulvab mu sisse niisugune tunne, võimas, kirgas, vastupandamatu tunne. Nii on see minul, aga sinule see ei sobi. Minu luule oleks vist veel jubedam kui sinu oma. Tead, sa peaksid rääkima mõne karusema karakteriga. Küsi Marssalilt, kuidas temal see peataga õnnestus. Tal õnnestus või? Küsi, ma vaatan, kus ta on. Kus Marssal on? Mul on tere tarvis. Marssal, kuule, siin tahavad rääkida sinuga. Kus sa oled ka? Mis saladus? Ära jama, kuule. No mis tähtsust see omab? No ükskõik, kus ma olen. Mõistata? Ei, ma ei ole täis. Ja miks jälle? Ma näen täiesti selgesti. Ma näen ninasarvikut praegu. Ei, Eestis olen, Eestis. Kaine olen ka. Meie ühine sõber Milord nimeks näeb ka väga selgelt praegu ninasarvikut. Ma näen ninasarvikut. Tunni aja pärast on koosolek. Osavat kohustuslik. Kus ta on, noh? Mis ma ei tea, kinos või väga segaselt rääkis. Milord on ka kampas. Hotelli juhtimist on vaja parandada. Mis juhtimist? Kõigis lülides. Ma näen väga ohtlikke tendentse. Minna laskmismeeleolu. Aga miks siis koosolek jälle? Peame nõu. Aga äkki ikkagi läheme ära. Unust ära. No Markii pahandab ja... Mis ta las ta pahandab? No kuule, mis oled välja saanud? Oska väljas olla ka. No vaata seda ninasarvikut. Kui ta puurist minema saab, jookseb kohe minema. Ta ei lähe tagasi koosolekule. Loom on targem kui sina. Ma olen ka mõelnud, et see hotelli värk, et ma olen tegelikult kunstiinimene, et mul on teine missioon. Ja. Sul seda probleemi ei ole. Ma olen ka mõelnud, et... Mida? Ma olen mõelnud, et kas maksab seda oma elu parimat aastat niimoodi tööga ära raisata. Sa ei tee tööd ju. No ma praegu ei tee ja ega keegi ei tee praegu tööd. No, ja seda parem. No mis sa teed siis? No, kuule mees, kas vähe on tegemist ühel armunud mehel, Sa tõsiselt või? No ikka tõsiselt. Kohe nii, et abiellud ja... See on üks võimalus. Ei tea, ma olen ka mõelnud, et ajaks selle tunde nii suureks, et ei peaks enam pugema. Aga... Vaata, meil oli põhikirjas punkt, et me vaatame naisi ainult teoreetiliselt. Jaa, punkt 11b, no oli, No jaa, aga nüüd kisubasid praegu... Kes on? Beata! Benita! Ei ole. Kuidas te siis ära? Kuidas te ära ei tunne siis? Kas te tulite juttu ajama siia või? Või tulite meiega siia? Me tulime ikka siia teiega. Aga lähme siis kuhugi. No teeme siis midagi.
Lähme vaatame ninasarvit. Lähme. Lähme. Lähme vaatame lindusid. kuidas sinul siis läheb? Mis mõttes? Kaugel sa olid oma õde Gertrudiga? Nii kaugel, kuid samas nii lähedal. Mina küll ei kujuta seda ette, kui mina peaksin hakkama nunna armastama. Ja no sinul on muidugi lihtsam, Merri on ju armastuse preestrinna ise, aga tead, ega nunnadega ka muidugi oleneb sellest, mis kogemus teil varem on olnud, kui ta on muidugi algusest peale nunn olnud. See võib olla muidugi täiesti tuim, aga tead, kui ta varem seda asja natukene on usutanud, eks ju, siis ta tuleb lihtsalt kaasa, ma arvan, siis tuleb see värk meelde ja neisse on kerge armuda. kuule, räägi, mis sa arvad, kas õde Laural on mingi kogemus, on ta nuusutanud ennem või? No, kvoorum on koos. Ei ole. No mis see on viimasel ajal, et me ei saa nõu pidada? Me ei saa mehi kokku. Marssal ja Milord on väljas. Nemad tulevad raudselt. Kus monsenjöör on? Valves. Siin ei ole midagi imestada. Selle on looja juba ise niiviisi seadnud, et mina vaatan. Teie hundinuiadena pikkade ripsmete alla ja mägijärvedena sügavate silmade taha ja see on nii vastikult piiksu. Kui on vastik, siis ma viskan ära. Vabandust. Monsenjör, nüüd praegu või? Kohe tulen. Kohe tulen. Ma tulen kohe tagasi. Ma saan aru, et te teete oma tööd ja teil ei ole aega jälgida protsesse laiemalt. Suundumusi, trende, tendentse ja suundumusi. Aga mulle teeb muret. Ma olen hakanud kahtlema. Kas ma tegin õigesti, kui ma võtsin suuna armastusele? No. Suund on õige. No kui endal ei lähe, siis jah küll. Ma olen märganud, et mõnele meie direktorile on armastusest saanud lausa põhitöö. Näiteks. Näiteid ei ole tarvis kaugelt otsida. Mis näiteid? Kus sa tuled? Valveruumist? Olid seal üksi? Praktiliselt üksi. Valetab, kurat. Sekretär oli ka seal. Praktiliselt ma töötan üksi. Sekretär mind vähe aitab. Ah, sa töötasid seal, jah? Mis sa norid või? Ma ei nori. Ma lihtsalt tuletan teile meelde, et meil ei ole armastus omaette eesmärke. Meie armastusel on õilis eesmärk lahendada ülesanne, mis meile esitati teile Euroopasse. Vastata sellele väljakutsele on teil veel meeles. No ja seda küll. Ja aga teie armastus kisub juba sinna kanti. Kus paistab juba abielu? No kuule. Lapsed paistavad. Mis on jama? Ära ähvarda mees. Sõpruskonna hukk. Sa tead, see on võimatu. Kuradi jama. Mehed, ma räägin perspektiivist. Mina ainsana näen seda. Huvi kadumine senise töö vastu, käega löömine, minna laskmismeeleolude, M-hotelli hukk. Mina näen seda kõike ja ma tahan, et ka teie seda näeksite ükskord. Te saite minust valesti aru, ega ma ennast ei kiida. Kui ma saan, ma vaata hotelli poole, ega ma olen kunstiinimene, pärast seda alles äriinimene. no mis me nüüd siis teeme? Nüüd lähme hotelli. Ei, vara on tagasi minna. Muidugi alles saime välja juba tagasi. Marti pahandab. Tühja ta pahandab. Muidu lähme ikka hotelli. Teate, lähme mõnda teise hotelli. Õige, lähme vaatame, kuidas maailm elab. Markiine ütle, et käisid lahtist uute päeva. Kas on küsimusi? Minul on. Palun.
tähendab, kui sa ütled, nagu me oleme sellised, nagu sa ütled nüüd juba, eks ole, kurat, abielud ja lapsed ja ma tea, mis vigurid, eks ole, kaugel sa ise oled? Jah, kaugeles sul on, ema Martaga? No, ma ei ole ise saanud õieti hakata, aga te peate ka minust aru saama, eks ole, mina teen siin majas ainsana tööd. Aga millal sa siis hakkad? No, kohe, kui koosolek lõpeb. Ma tõesti, ma täna-homme võtan teile järele. Ema Martaga sa nii lihtsalt järele ei võta. Oi, temaga jah ei kujuta nii kiiresti ette üldse seda. Muide, on tal üldse varasem kogemus? Ja ta on nuusutanud on enne. Mis asi? No näed, sa ei tea sedagi. Teate mis? Mina kardan, et ilmselt me kõik ühel ajal selle ülesandega küll hakkama ei saa. Ei saa. Nii et väga hea, et tegime koosoleku ja... No ja, aga mis me siis nüüd teeme siis? Teeme vaheraporti. Palun, me võime kas või kohe helistada. Tule võta mulle see number siit. Mina? Mine. Kus su sekretär on, ne? Tead, ema Marta vihkab koosolekud, nagu mina vihkan mõningaid asju. No, on juba, jah? Hallo? Mr. von Renkel, Marki here, M-Hotel. If you remember, yes? Kuule, räägi soome keeles temaga, noh. Mul on inglise keel tugevam. I know that you know. Yes. Ütle, 2 inimest on katse läbi teinud. 2. Now listen, 2 people, yes. 3 people. 3 people, yes. 4. 4 people, yes. Marshal, Milord, Monseigneur and Majestat. Majestat was first. Yes, with marriage. Yes. Ütle ära, et kui meil kõigil on korras, me helistame talle uuesti. When everybody is all right, jos everybody on kunnossa, I won't again. Okei, bye. Küll tahab pikalt rääkida. Ta ise ei tea, kui palju see meil maksab kõike. Hallo, Majestat, kuule. Kus sa oled? Sinna lähete või? Kuule, meil on koosolek pooleli. Jah, kuule, tühja see koosolek. Kuule, ma võtan Merri ka kaasa. Nii. Kui on pitu, siis on pitu. Ja päevakorra viimane punkt, vaba mikrofon, kuhu sa lähed? Käin ära, 2 sekundit. No, kes soovib? Magister? Ma räägiksin sellest, millega sina meid hirmutad natuke rahulikumalt. Abielust mitte kui katastroofist, vaid kui meie reaalsest perspektiivist. Kurat, mis kurat ikka. Ma olen vaatan, kus see Majestat kurat läks. Mulle tundub, et nii palju, kui ma meie mehi tunnen ja meie mõningate sekretäride aktiivsusest aru saan, mingi protsent siin sellest võib tõenäoliselt lõppeda abieluga. Ära jama. Ma vaatan, kus Mähara läks. Sellepärast me peame nüüd rahulikult mõtlema, kuidas see katastroof enda kasuks pöörata. Kõige tähtsam on säilitada meeskond ja meeskonna vaim. Kui me käitume targalt, siis me isegi tugevdame seda. Peaasi, et me koos lapsega pesuvett välja ei viskaks. Täpselt. Te Laura, Jah. või ütleme lihtsalt Laura, eks ole. Mul jäi siin ennist üks jutt jäi teiega pooleli, et kui... Mis teil pooleli jäi? Mul jäi... Tal jäi all koosolek pooleli. Ma tahtsin just koosolekule minna, nii et... Kas minul jäänud mitte pooleli üks väike jalutuskäik 2 sügava Mägijärve kallastel? Oi, kust mina tohin teada, kus härra Monseigneur jalutamas käib? Jaa, Monseigneur. Kus te olete? Ja Majestat ka või? Mis? Merriga või? Kuule, ma tulen ka Lauraga. Jah, muidugi. Miks ma välja ei saa? Mul piksub nagu
mul piksub nagu jube, tead. Ja. Me tuleme raudselt. Kui pidu, siis pidu. Noh. Nüüd on minek. Ei. Õde Laura, kas te teate seda, mis tähendab, kui inimene palub? Mina palun, tulge. Aga ma ei saa niisuguses riietuses tulla. Jah. Oi, vabandust, ei saa. Oodake. Ma tulen kohe tagasi. Oo! Mul tuli jälle, vabandust. Teate, mina tean, mis asi see nüüd on. Härra Monseigneur seletas Õde Laura, aga teate, ma mis? tahtsin teile öelda. Temal hakkas kohe piiksuma, päriselt piikusuma. Tema võttis ja viskas selle pulga lihtsalt ära. Ma tahtsin. No tulen. Tahate ka välja? Kuidas teie... Palun. Kuidas teie... Keda teie siis armastate? Seda ma ei saa öelda. Sellepärast, et teie armastate mind. Aga kuidas? Kuidas on see võimalik? Ei, see ei ole võimalik. Öelge veel üks kord, et te mind armastate. Jah. Teid ka. Keda siis veel? Ma armastan teid kõiki.